Kas sul riidi kasvamis? Kuhu sa lähed? Tee seda nüüd. Ma ei tee seda. Lõpeta seda, sa ei saa. Do it now! I'm not doing Stop anything! Sa ei saa olla purjus, jäämbritesse kusta, turvameeste peale karjuda. Kadusse sattuda. Mul oleks vanglas parem olla. Te tegite mu nii õnnetuks. On 1. aprill 2025, kui šerifi asetäitjad üritavad peatada 33-aastast Matthew Richardsoni, kuid ta keeldub peatuma. Pardakaamera video näitab, kuidas Richardson kihutab läbi parklate ja kõrvalteede, viies võimud pöörasele jälitusele, mis ulatub teise maakonda. Jälitustegevuses osaleb mitu patrullüksust ja asetäitjad kasutavad mitmeid pittmanöövreid, püüdes Richardsoni peatada. Pärast mitmeid katseid õnnestub asetäitjatel lõpuks tema sõiduk kinni püüda ja Richardson vahi alla võtta. Richardsonile esitatakse süüdistus politsei eest raskendavatel asjaoludel põgenemises, arreteerimisele vastupanus ja hoolimatusjuhtimises. On 27. jaanuar 2025, kui Florida maanteepatrull üritab peatada juhti, kes sõidab ettearvamatult, peatub, kihutab minema ja laseb teel reisija maha. Papi, olgu, aitäh! Olgu, ma ei näida. See juht tuvastatakse hiljem kui 36-aastane Keith Devereaux ja tal on seljas Dalmatia koera kostüüm. Uus kiip ja siis viime ta haiglasse, kus kõik on kohal. Ma ei tea, millest räägitakse. Ma ei usu, et ta on surnud. Oota, vaata sinna alla. Tule nüüd! Lähme lihtsalt tulistame selle ära. Tulistame. Jah. Kas nad said elektrisoki? Kust nad selle said? Kui nüüd poolest saab
Kus? Me veendume, et nad... Õiges asendites, hoid plastik, kõht, sinu kõht, see on nagu midagi, ta leiaks idee jahus. Jumal küll. Ei, siin pole mingit olgu. Ma olen lõpetanud. Meil on väike. Kas sa tahad meid sinna viia? Ma viin meid sinna. Ma ei kuule siin meest, ma lihtsalt üritan oma jalga vaadata ja ma ei saa isegi seda teha. Ma ei tea, kus ma sind armastan, mees. Ma lähen. Ma ei tea, kuhu ma lähen. Meil on hunnik tööriistu. Jah, tal on ka koer, aga ta peab õlgusse saama, sest tal on koera hammustus. Hei, lõõgastu ja me võitleme nendega kõigiga. Jah, see ongi kõik. See on suur ohutusprobleem. Vabandan. Kuule, boss, kas sa tead, kas nad leidsid mu telefoni eile õhtul üles? Minu teada mitte. Olgu. Ainus asi, millest sa räägid, on see, mis sul autos on. Jah, mu telefon on kas mu autos või kusagil teel siia tagasi. Jah, ei, mitte et ma teaksin. Ainus asi, mida ma tean, et sinu pagasiruumist välja võeti, on narkootikumide tarvitamise vahendid ja muu kraam, mis on minu auto tagaosas. Okei. Abipolitseinik tahab sulle tooli tuua, aga seni võid sa jalad välja sirutada. Aitäh. Mis paganad su kahludega lahti on? Ja Nüüd on perses. ma näen seda, aga nagu Neil on lahtised haavad. need pole tänased, need on vanad, eks? Ja, enamik neist. Okei, õige. Kas saad püsti või vajad abi? Politseinikud ütlevad, et Devereaux keeldus korraldustele allumast ja põgenes liikluspeatuse juurest enne, kui ta lõpuks vahi alla võeti. Ta arreteeriti ning talle esitati süüdistused politsei eest põgenemises ja jälituse vältimises, ohtlikus juhtimises ning vahistamisele vastuhakkamises. On 1. mai 2024, veidi enne kella 3 öösel. Kui Belle Isle'i politsei leiab tee ääres oma sõidukis magava mehe, politseinikud üritavad talt isikut tõendavat dokumenti saada, kuid juht, keda tuntakse ainult nimega Carlos, keeldub mitu korda enne, kui lõpuks allub. Kas me lihtsalt hüüdsime teda? Jah, ta tahtis minu isikut tõendavat dokumenti. Okei, kas sul on isikut tõendav dokument olemas? Nii et kui sul seda vaja pole, siis on kõik korras. Ja, me võime sinu isikut tõendava dokumendi võtta, see on okei. Jah, kui sul seda vaja pole, siis on kõik korras, härra. Vabandan. Noh, Nagu ma ütlesin, me võtame teie isikut tõendava dokumendi, okei? Jah. meil on kõik korras. Mis toimub? Jah, kõik on korras, härra. Aitäh. Ja, ei, aga ma vajan su isikut tõendava dokumenti. Kas sa just kutsusid mu siia? Milleks? Ei, ma rääkisin teise härraga, härra Wilsoni või Wilkinsoniga. Officer Matthews? Ma arvan, et see on tema nimi. Jah, ma viin talle sinu isikut tõendava dokumendi. Anna mulle oma ID. Kas sinu on kõik korras, mees? Tuli on hoopis sealpool ja see on nagu... Mu silmad on valguse suhtes väga tundlikud. Su silmad on väga tundlikud. Minu silm On väga... tundlik. Okei, mille suhtes? Valguse suhtes. Jah, okei. Sest valgus on seal ja sa oled ikka veel niimoodi. Sa ei saa aru, kui tundlik see on. Mu silmad peaksid olema 15 või 20 iga mehe puhul. Mu silmad paisusid kuni 89-ni. Ja see on ikka veel üle normi. Ja see valgus häritab seda. Nii et isegi kui valgus ei paista otse silma. Ära palun, ole viisatas. Jah, Mina samuti. ma esitan teile lihtsa küsimuse. Isegi kui valgus ei paista sinu silmadesse. See häirib sind, isegi kui see pole otse silmas, on see väga tundlik. Olgu. Kas sa nõustud, et see valgus on nagu teise sõiduki esituli? Ei, see valgus on veidi intensiivsem. See on sama, mis sõiduki esituli. Kui esituli vastu tuleb, mina vaatan kõrvale. Ma ei vaata otse esitulede poole. Jah, see... Kui esituli sind häirib, ma ei tea, kas sa peaksid väljas olema. Ma olen maanteen ja sõidan. Ma ei nori tüli, härra. Valgus häiri mu silmakaudset. Ei, muidugi, jah. See pole üldse vastasseis, see on lihtsalt lihtne vestlus. Ma annan talle teada, sest me võib-olla peame sind kirja panema selle jaoks, aga mul ei ole seda kõike vaja. Mul on kõik korras, kui Kui sa ei näe sulle vastu tulevaid esitulesid, mees, siis see on päris ohtlik. Ma annan talle teada. Ma annan talle teada, eks. Ma ei öelnud kunagi, et ma ei näe mulle vastu tulevaid esitulesid. Sa teed asjana tulemaks. Ma lihtsalt küsin sinult. See on võrreldav esitulega ja sa ütled, et see on sinu jaoks liiga ere. Ja see pole isegi otse su ees. Nii et kui sulle tulevad teised autod vastu, oled ohtlik teiste inimestena. See valgus on minu südames. Ei. Valgus on täpselt seal, kus ta praegu on. Olgu. Hästi, siin... Tee see meie eest.
jah, seda on kindlasti tunda lõhna järgi. samuti valgus on rohkem tema armatuurlaua poole kui tema enda peal. tema on nagu ja mina olen nagu. ta ütleb, et tal on valgusega probleeme ja mina ütlen, et isegi kui see pole otsenäkku, ta ütles, jah, tema silmad on väga tundlikud. nii et ma ütlesin, tead, see taskulamp on võrreldav teise sõiduki esiladernaga. ma ütlesin, et meil on korrakaitseametnikena võimalus ja ma ütlesin talle, et ma osutasin armatuurlauale, mitte talle. mida sa talle ütlesid, et meil on võimalus, et ta läheks oma juhiloa jaoks uuesti tervisekontrolli? ei, ma ei seletanud. jah, ma seletasin talle seda, nii et ma ütlesin, et kui sa ei näe autotulede valgust enda poole tulemas ja oled praegu öösel teel, siis ilmselt ei ole sul ohutu sõita. kui sa ütled, et tuled häirivad su silmi nii palju, siis ta ütles ei, asi pole valguses ja ta sai aru, ta ärritus ja ma küsisin, noh, kumb see siis on? sa ei näe, sest valgus on liiga jere ja sul on mingi silmahaigus, millest sa räägid. või siis lõppkokkuvõttes see ei saa olla mõlemat pidi. kui sa ei näe autotulesid, mis on sama, mis see valgus siin, siis peame see uuesti üle vaatama. olgu. ta oli väga kindel selles, et ta ei anna mulle ka seda. jah, ma küsisin seda temalt 4 korda, nii et jah. ta ei tahtnud seda anda, ta ütles, et see on kuskil tema autos. ja kas sa suutsid seda üles leida? kas ta on koos sinuga majast väljas? see naine käitus nii, nagu midagi oleks sellega lahti, nii et... pärast seda, kui politseinikud tunnevad põlenud kanepilõhna, paluvad nad Carlosel autost väljuda. ta keeldub, sundides politseinikke teda autost välja tõmbama. hästi, Carlos, nii, hästi, koos. ma palun sul nüüd midagi teha, okei? Ma palun sul koos minuga autost väljuda, eks? Ma ei küsi. Kehakaamera näitab, kuidas Carlos võitleb politseiga ja üritab põgeneda, enne kui ta maha võetakse ja kinni peetakse. Ära siruta käsi. Ma ei tee seda, keegi ei haara midagi, härra. Okei, ma ütlen teile, kas te võiksite lihtsalt kutsuda ülemuse? Palun, härra. Ei, härra. Ei, härra, Carlos, see on ebaseaduslik. Härra, ma palun teid, härra, see on ebaseaduslik. See, mida te minuga teete, on ebaseaduslik, härra. See, mida te minuga teete, on ebaseaduslik. Ärge sirutage kätt, ärge sirutage kätt. Ärge sirutage kätt, ärge sirutage kätt. Pitu. Siit välja sirutamine. Miks? Appi! Aatu! Käi persse! Ma lihtsalt! Appi! Ma lihtsalt! Nüüd oled sina! Sinu kord! Sina oled! Peatu! Nüüd oled sina! Sinu kord! Lõpeta! Välja! Tule autost välja! Tule autost välja! Tule autost välja! Lähme! Autost välja! Lähme! Ma ei ole! Ei! Ma olen! Peatu! Siin! Tule autost välja! Appi! Ma ei ürita põseneda! Ma ei ürita! Tulge välja! Tulge autost välja! Peatu! Ma olen saad! Ma olen siin! Tulge autost välja! Peatu! Palun, härra! Palun, härra! Kas teil on midagi suus? Kas on meditsiinilisi probleeme? Pane käsi selja taha. See on hea! Peatu! Minu ülemus! Haarake ta käest! Jaa. Kas sa saabid nõusta? Jaa. Võta tal käest kinni! Matthew, ma ei ole rahul! Ei! Ma ei olnud auto kohale kummardunud. Ma ei teinud seda! Ta tõmbas mind autost välja! Härra, mu randme! Ma ei liigu! Lõpeta vastupanu! Ma ei tee seda! Vaata, mida sa mu käega teed! Mul on ta kinni. Ma ütlesin teile, ma olen õigel ajal! Ma ütlen seda teile ainult ühe korra, selge? Härra, ma teen nalja! Teen kõike, mida te palute! Olgu, ma aitan sul end sirgeks ajada ja ära tee midagi rumalat. Kas sa saad aru? Olgu! 3 peale! 1, 2, 3!
ma olen teie poolel, härra! Härra! Oodake, palun, mul läks kohvi! Mis toimub? oma randmele. Mu õlg! palun, härra, olge nüüd, härra, palun. Ma tean! Anna mulle hetk! Mine! Mind, move in. Kelle auto see on? Sinu oma? Jaa! kui sinu oma on, hakkame minema, siinsamas. tõuse üles. Ma ütlesin, kuidas ma peaksin. Jää siia samasse. Ma ütlesin sulle. Sa võid teha, mida tahad. Palun. ma ütlesin sulle. Ma ei saa seda teha. Ja ma ei saa. See on mu jala ots, proua. Palun, mu ranne. Ma ei saa. See ei ole mu jalg. see ei peagi mugav olema. Härra, te hoiate mu jalga. ma üritan, ma ei tee seda. siis tõuse püsti. Palun liiguta oma jalga. Olgu, aitäh. siruta jalad ette. väga hea. lihtsalt vaja jalad veidi rohkem marki. Mis sulle meeldib? Edasi, seisa täpselt seal, eks? Kas sul on taskutes midagi, mis võiks meile ohtlik olla? ei, mitte mingil juhul. Midagi sellist? Ei, okei, ma ei meeldinud endale. Palun, härra. Kahjuks pole käerauad tehtud mugavaks, nii et ma arvan, et see on lihtsalt viis, kuidas need peale pannakse. et pannakse nii peale, sest just politseinik võib käeraudu peale pannes viga saada. ma rahustasin kogu selle olukorra maha. Selles olukorras proovisin ma lihtsalt midagi öelda, eks? Võitan 50 autot, istun pargis ja see tüüp viskas mu maha. ma kontrollin su taskuid siin. kas seal on midagi, mis võiks mulle haiget teha või mind torgata? See läbiotsimine on ebaseaduslik. See läbiotsimine on ebaseaduslik. Sa pidid siia ülemuse tooma. Sa ei toonud, sa ei lugenud mulle mu õigusi ette. See on ebaseaduslik. Üks, tõuse sinna ülesse. Nii, väga hea, hoia kinni. Tule nüüd, üles ja... Ma ei taha seda kasutada. Palun, lihtsalt. Kuula. Ma ei saa, sest mina ei ole siin see, kes otsustab, eks? Haata oma jalgad ette. Tema süüdistused on endiselt teadmata. On 7. veebruar 2024, kui väidetavalt sõidab üks naine oma autoga Patricku kosmosejõudude baasi väravast läbi. Ma panen tõkked üles 85. ja US 1 ristmikul, juhuks kui see pöördub silla peal lääne suunas. See naine, hiljem tuvastatud kui Krishna Janovski, on süüdistatud auto röövimises, kus tema 4-aastane poeg oli endiselt tagaistmel ning põgenemises Brevardi ja Indian Riveri maakondade kaudu. Šerifi ametnikud paigaldavad ogalindid ja blokeerivad sõidukis sundides peatuma ning võtavad Janovski kinni pärast seda, kui ta üritab jalgsi põgeneda. Näita oma käsi! Maha! Kohe maha! Mine maha! Võtke ta maha! Mine maha! Tema poeg eemaldatakse turvaliselt tagumisest istmest. Tere, kallis. Kuidas sul läheb? Kas sul on külm? Vabandust, kallike! Kas ma võin selle sulle peale panna? Olgu, lase, ma võtan selle ära. Olgu, me lihtsalt kontrollime, et temaga on kõik korras, eks? Kallike, tule siia. Võta oma tekk kaasa. Vau, Olga. 24. See polegi nii hull, eks? Kas sulle meeldib komm? Olgu, kas sul on millegi vastu allergiat? Mille vastu sul allergia on? Sa ei tea, olgu. Hästi, lase ma aitan su natuke ettepoole liikuda. Kas mu poeg on korras? Jah, proua, temaga on kõik hästi. Minu nimi on abi Sheriff Perez. Olen Indian Riveri maakonna Sheriffi büroost. Eks. Ma pean teile teie õigused ette lugema. Teil on õigus vaikida. Kõike, mida ütlete, võidakse kasutada teie vastu kohtus. Teil on õigus rääkida advokaadiga ja advokaat võib olla teie juures ülekuulamise ajal. Mis selle kõik põhjustas? Miks see algas? Siin see on.
nii et minu õde sattus ilmselt kellegagi kokku, kes müüs narkootikume või midagi sellist, ma ei teadnud sellest midagi. Ja siis me maalisime, sest ma ei olnud tol ajal medõde, vaid maalisin koos temaga. Ja nagu maalimistööd, jah. Mõlemad mu vanemad on maalrid, nii et me maalisime seda maja. See mees üritas mind 3 korda maha võtta. Täna õhtul? Ei. Okay. See oli enne, kui ma lahkusin ja sellest ajast peale on nad mind taga ajanud. Mida sa mõtled sellega, et nad sind maha võtavad? Maha võtavad nagu suruvad sind maha, teevad sulle haiget, mida? Jah, nad tõmbasid mind redalilt alla, surusid mu 3-4 korda maha, haarasid minust kinni, lõpuks ma lahkusin ja siis ma ei läinud enam tagasi. Aga pärast seda, kui ma lahkusin, mind ähvardati. Ja seal oli... Ta ütles, tead küll, et ma saan tavaliselt mida tahan ja kõik see ja siis nad lihtsalt ähvardasid mind öeldes, et kao linnast minema. Ja siis, kui ma üritasin linnast lahkuda, sõitsid narkodiilerid igal pool ringi ja Maik oli minuga, ta nägi seda kõike. Mu isa nägi seda kõike, mul olid nagu veteranid, kes sõitsid minuga kogu tee maanteel, kui ma isa juurest siia tagasi tulin. Kus su isa elab? Mu isa. Vabandust, mul on juuksed üles pandud. Siin, ma aitan sind, kui sa ei pahanda. Kas sulle sobib, kui ma seda teen? Jaa. Okay. Kus sa ütlesid, et sa algselt pärit oled? Ma olen algselt Lõuna-Carolinaast pärit ja siis ma elasin New Yorgis, aga me elasime Melbourne'is. Ja siis ma sain teada, et mu pojaga ja selle mehega, kellega me koos elasime, juhtus midagi imelikku. Nii et me lahkusime sealt. Mida sa selle all mõtled? Nagu seksuaalsed imelikud asjad. Kas su pojaga juhtus midagi? Jah, nagu seksuaalselt imelikud asjad. Ma teatasin sellest koolile ja nii edasi. Ja lõpuks nad võtsid mu katseajalt maha. Nii et nüüd ma pidin saama lahkuda. Aga siis ma läksin sinna, kuhu ma pidin minema ja seal polnud kedagi. Mida sa mõtled sellega, et sa läksid sinna, kuhu sa pidid minema? Ma läksin oma sõbra koju. Millise sõbra juurde? Minu sõber Maik. Ta on ainus inimene, kes on minu jaoks olemas olnud. Ja ma läksin tema koju ning see on tõesti ainus koht, kus meil on võimalik peatuda. Ja siis teda polnud seal ja ta ei vastanud uksele. Ta ütles mulle, et ukse all on võti. Ja ma olen saanud kõik need sõnumid oma telefoni. Ja mu õde ütleb, et ma helistasin sulle ja nii edasi, aga keegi ei vasta telefonile. Ja ma ei tea, see kõik on lihtsalt väga imelik. Toimub. Nii et mis siis täna õhtuse juhtumini viis? Täna õhtul läksin ma sinna. Ja kuhu sinna? Ma läksin Maiki juurde ja rääkisin temaga enne, kui lahkusin. Ma läksin sinna ja ta ütles, jah, ma olen siin. Ma jääksin siia. Või ma tuleksin sinna, aga mul olid tüdrukud. Nii et ma kavatsesin sinna minna, ma jõudsin kohale ja seal polnud kedagi. Ja siis ausalt öeldes kartsin ma nii narkodiilereid kui ka politseid pärast seda, mis juhtus eelmisel korral, kui mind arreteeriti. Ja šerif on sellest ajast saadik mulle toeks olnud, kui see juhtus ja ma lahkusin ning läksin isa juurde. Mida sa siis tegid pärast seda, kui lahkusid Maiki majast? Ma lahkusin Maiki majast ja siis läksin kosmosejaama. Mis kosmosejaamas on? Või siis mitte, ma lahkusin hotellist, kus ma olin. Holiday Innis, kus kõik veteranid olid. Nad olid kõik seal. Nad kõik justkui ootasid mind. Ma ei tea, kas nad kaitsesid mind või mis. Nii et ma lahkusin ja siis hakkasid inimesed mind jälitama. Mina, nii et ma ei tea. Ausalt öeldes tundsin, et pean Palm Bay'st lahkuma ja nendest politseinikest eemale saama. Kas sul oli kogu aeg mobiiltelefon kaasas? Ei, ma pillasin oma telefoni maha, sest nagu ma ütlesin, ma pillasin selle malabaril maha. Seal on bensiinijaam ja enne kui sa maanteele jõuad, seal vahepeal, täpselt seal keskel. Okei, nii et kui sa ütlesid, et läksid kosmosejaama, mis seal kosmosejaamas on? Või mitte kosmosesse, ma läksin sinna, sest ma ei tea, ma lihtsalt tundsin, et pean politsei eest eemale saama. Ja siis, mis juhtus, kui sa juba kosmosejaamas olid? Kui ma jõudsin kosmosejaama, proovisin neile oma andmeid anda, aga siis kästi mul kõrvale tõmmata. Aga nagu ma ütlesin, need inimesed sõitsid minu ees, nagu veteranid ja sellised, nagu suunasid mind.
ma tean, see kõlab hullumeelselt. Okei, sa jõuad siis sinna, nad ütlevad, et tõmba kõrvale, mis siis edasi saab? Nad ütlesid mulle, et ma läheksin sinna ja ma järgnesin veteranile, sest nad, tead küll, vilgutasid oma tulesid. Ja nad on seda terve tee koju minnes minuga teinud. Ja seal on olnud nagu narkodiilereid ratastel, kes tegid minust pilte, kui sa olid kosmosejaamas. Sa läbisid mingeid upsi, väravaid või midagi sellist? Ja. Ma läksin väravatest läbi. Sa läksid väravatest läbi. Kas sa päriselt läksid? Kas nad päriselt avasid selle sinu jaoks? Või läksid sa ise neist läbi? Okei, nii et nad tegelikult ei avanud väravaid sinu jaoks. Sa sõitsid väravatest läbi. Ma järgnesin sellele autole. Ma ei murdnud väravast läbi, ma lihtsalt järgnesin autole. Ja kui ma autoni jõudsin, tõmbasid nad kõrvale. Ja siis see mees istus selles autos. Milline mees oli millises autos? See mees oli autos, mida ma juhtisin. Ta oli selles autos. Õige. Ja siis ma sõitsin tema kõrvale, kui politsei mind jälitas. Ma hüppasin autosse ja panin oma poja taha istmele. Ja ma küürutasin eesistmel, sest tundsin, et mind võidakse tulistada. Nii et kelle auto see siis on? Kes? Auto, millega sa sõidad? Kellele see kuulub? See auto? Jaa. See ongi see auto. See oli sõna otseses mõttes just kosmosejaamas. Nii et keegi teine sõitis sellega enne sind? Jaa. Okei. Ja siis politsei arreteeris ta ja lasi mul selle võtta. Kes see siis oli, see tüüp? Ma ei tea. Okei, nii et sa võtsid auto? Jaa. Okei, kas see mees andis sulle loa? Ta lubas mul selle võtta, jah. Mis ta nimi oli? Ma ei tea. Ma ei tea, mul pole aimugi. Ja sa ütlesid, et sa lihtsalt sõitsid tema juurde? Jah, ma sõitsin tema juurde. Kas sa oled seda meest oma elus varem näinud? Ei. Nii et see mees ei tunne sind ja ta lasi sul oma autot kasutada? Jaa. Ja sa panid oma poja auto tagaistmele ja siis sõitsid minema? Jaa. Okei. Kui sa ära sõitsid, mis pärast seda juhtus? Ma ei tea. Ma sõitsin roheliste tulede järgi. Rohelised tuled. Okei. Kas sa nägid enda taga politseiautosid, millal olid tuled ja sireenid? Jaa. Ma kartsin politseid. Ma tahtsin olla šerifidega. Kas sa saad aru, et šerif oli tegelikult ka Palm Base sinu taga? Ei, ma ei teadnud seda. Vabandust. Aga sa ei peatunud kunagi, et temaga tegelikult rääkida. See viiski selle kõigeni, ma saan aru. Aga me saame reageerida ainult sellele, kuidas sa käitud. On sul õigus ja ma ütlen sulle nüüd, et mul on abi vaja. Mul on abi vaja enda ja oma pojaga. Me peame Browardi maakonnast välja saama. Siin on toimunud imelikku, lihtsalt kummaliselt imelikku asja. Mis su telefoninumber on? Nii et kui sa meie maakonda sisenesid ja nägid 2 lisapolitseinikku enda taga, olgu. Ja siis sul olid tühjad rehvid, sest mina... Ma tõmbasin tee äärde, kui nägin, et seal oli šerif. Ausalt öeldes ma ei näinud šerifi enne seda. Okei, aga sa nägid tulesid ja sireene isegi sellel pool, kui sa üle silla maakonda sõitsid. Ma ei taha advokaadi kohta rohkem midagi öelda. Vabandust. Hästi. Ma tahan, et sa mõistaksid, et sind arreteeritakse põgenemise ja politsei eest kõrvalehoidmise eest. Sind arreteeritakse ka varastatud sõiduki kasutamise ja lapse ohtu seadmise eest. Ei, ma ilmselgelt ei tee seda. Ma ei püüa olla ebaviisakas. Ja ma ei püüa olla veel. Lihtsalt jää autosse, ma ei palu sul praegu liikuda, eks? Miks? Janovskit süüdistatakse õiguskaitseorganite eest põgenemises ja kõrvalehoidmises, autovarguses, lapse hooletusse jätmises, loata sisenemises sõjaväe territooriumile ja riigivara kahjustamises. On 2025. aasta 13. veebruar, kui Browardi maakonna patrullpolitseinikud üritavad peatada mootorratast, mis kihutab mööda Griffini teed. Juht, kelleks hiljem tuvastatakse Francisco Antonio Liscano, eirab peatumiskäske ja kihutab minema, põigeldes läbi liikluse ning sõites vastassuunavööndisse. Liigu panemasse nurka. Ma annan sulle hoiatuse, et peatu, said aru? Ma annan sulle hoiatuse, et peatu, okei? Tõsiselt, olgu, mine ära. Tegema lihtsalt maa.
1898, 4 tee ristmikust välja, sõidame Põhja poole meie. Ma üritan pilti saada, aga mul on tunne, et ma ei suuda. Vend. See on Ring-Switch, ma pean teile ütlema, et ma kontrollin marsruutimisprogrammi, see on kvaliteedikontroll, mis on leiab. Ma tulen sulle umbes tunni pärast järele. Tulen sulle umbes tunni pärast järele. Ma tulen sulle tunni pärast järele. Jah, ma ei jõua ära oodata, millal me teada saame, millega meil siin tegu on. See võib olla selline eriline, ma ei usu. Ma arvan, et see on Delta Manta 18. Liscano ületab keskeraldusribasid, sõidab vastassuunas ja põrkab lõpuks vastu patrullautot, enne kui põgeneb jalgsi. Patrullpolitseinikud saavad talle järele ja võtavad ta vahi alla. Ta väidetavalt tunnistab, et põgenes, kuna tal oli kotis marihuanat, kuigi leiti vaid jääke. Ma ei mõtle seda tõsiselt. Ma ei mõtle seda tõsiselt. Jah, vererita veel 10.28 sinult, ma näitan seda sulle paremal, kui ma selle kätte saan. See ongi see, mis selles riigis toimub. Andmed näitavad, et tema juhiluba oli peatatud. Tal polnud mootorratta kategooriat ja mootorratas, millega ta sõitis, oli varastatuks teatatud. On 2024. aasta veebruar, kui Browardi šerifi asetäitjad reageerivad häirivale vaatepildile Fort Lauderdale'i lennujaamas. Mees, kes on täiesti alasti ja ilmselt joobes, jalutab terminalis ringi. Kahtlusalune, kelleks on tuvastatud Martin Eftimov, keeldub koostööst, kui politseinikud tema poole liiguvad. Minu nimi on Matthew. Kes läheb ülesse? Mis ta on? Proovime, jah? Viima sind välja. Jah, me peame sind välja viima. Sa ei saa siin hängida. Tule nüüd. Tule nüüd! Me toome sulle mantli! Tule nüüd! Tule siia poole. Me toome sulle mantli. Jah, siia välja. Tal on mantel olemas. Mis su nimi on? Kus see auto on? Kogu auto on seal väljas. Sa näed seda? Autos. Tule nüüd! Lähme siit kaudu. Angela! Minu nimi on Angela, tule. Lähme. Tule! Jah. Appi. Võtame selle. Kolleeg. Olgu. Oota korraks. Tal on selleks mune. Ei, lihtsalt helista mulle, nice. Tuletõrjeauto, me oleme toas 294, kas on? Tüi, mine väljale! Tahad ta ümber keerata? Jah, me peame seda proovima teha. Jah! Vaata, kas ta saab oma käe ära tõmmata. Kas sul on ta kinni? Ta ei lähe kuhugi, usu mind.
hoia tal kätte all, tee see lihtsaks. Tee aegu, kõik on korras. Ma võisin seda igavesti vaadata. Sa ei lähe kuhugi. Viki, sa ei lähe kuhugi, nii et ära muretse selle pärast. Tule minu poole. Ma mõtlen, kui sa tahad, et ta lõdvestuks. Pikk, tee mul üks teene. Sa ei pea meie vastu võitlema. Tule nüüd. Võta. Aitäh, kutid. Ma ei suuda. Ei, Kristus. Thank you guys, I can do it. Nad teevad mulle haiget. Nad käerauad, jah, käerauad. Kas sa? Lõdvendad. Neid, üles, võta need ära. Ma arvan, et sul nina kukub maha. Jah. Noh, ma võtan selle siit poolt kinni. Las ma vaatan seda niipidi. Minu. Kui sa seda üles ei tõuka, siis see ei tööta. See. Oleks nüüd nii tore. Kas sa saad vähemalt parema, palun? Ma ei saa seda liigutada. Sa pead üles tõusma. Jah. Sa pead üles tõusma, et seda teha. Sa pead üles tõusma. Kas ma võin üles tõusta? Jah. Sa võid üles tõusta? Jah, sa võid üles tõusta. Nihkus sinnapoole. Just nii, tubli. Ja, näed, said hakkama. Arvan küll. See läheb mulle korda, kui sul seda pole. Ev Eftimov arreteeritakse pärast vastupanu osutamist korrakaitsjatele. Nüüd seisab ta silmitsi mitme süüdistusega, sealhulgas korrakaitseametniku ründamises, vägivallaka vastupanuga ja avaliku korra rikkumisega. On 2022. aasta 11. mai, kell on õhtul veidi üle 11. Kui Browardi, šerifi asetäitjad peatavad Tamarakis kahtlase käitumise tõttu Ford Focusi. Juht, kelleks hiljem tuvastati 38-aastane Tukkori Wilton Chichester, väidab end olevat suveräänne Ameerika riigialam ning keeldub aknaid alla laskmast või autost väljumast. Andke mulle oma juhiluba ja registreerimistunnistus. Mul ei ole juhiluba, mul ei ole registreerimistunnistust. Mul ei ole juhiluba, mul ei ole registreerimistunnistust. Mida sa teed? Sul ei pea olema juhiluba, sul ei ole registreerimistunnistust. Nii et mida sa teed? Mul ei ole jurisdiktsiooni, ma ei sõida. Ma reisin. Nõukogu pädevus. Meis. Olgu, tee mulle teene. Tule autost välja. Lülita välja, lülita auto välja ja tule autost välja. Lülita auto välja ja tule autost välja. Sa tõesti hakkad siin mu õigusi rikkuma? Jaa, lülitage auto välja ja tulge sõidukist välja, härra. See on viimane kord, kui ma teilt seda küsin. Ma andsin teile oma isikutunnistuse, mees. Tulge sõidukist välja, härra. Te rikute tõesti ühe riigi kodaniku õigusi. Teil on vaja Florida juhi luba, mitte seda. Ma ei sõida autoga. Härra, olgu. Ma ei ole teie jurisdiktsioonis. Välju sõidukist. Kas saate oma ülemusele helistada? Minu jurisdiktsioon on Browardi maakond. Kas saate oma ülemusele helistada? Tulge sõidukist välja. Kas saate oma ülemusele helistada? Nii et te peaksite endale asja palju lihtsamaks tegema ja lihtsalt sõidukist väljuma. Kuulake. Kas saate oma ülemusele helistada? Lihtsalt tulge sõidukist välja. Oleme seda teilt juba rohkem kui üks kord palunud. Oleme seda teilt mitu korda palunud. Kas saate oma ülemusele helistada? Tulge sõidukist välja, härra. Ma ei tule sõidukist välja. Florida osariigis sõitmiseks on teil vaja juhiluba. Ma sõidan juhiloaga, mul ei ole vaja registreerimistunnistust ega midagi sellist. Härra, palun tulge sõidukist välja. Nõuniku jurisdiktsioon. See on seadus. See on minu akna. Võta mu telefon, tule sõidukist välja. Tule sõidukist välja. Tule sõidukist välja, härra. Helista oma ülemusele. Olgu, see on viimane hoiatus, et sa autost välja tuleksid. Kas said aru? Kas sa saad oma ülemusele minu eest helistada? Härra, kui te autost välja ei tule, siis me võtame teid autost välja, saage sellest aru. Me palume teil lihtsalt välja tulla ja minna auto kaha. Me võime seda teha kas lihtsal või raskel viisil. Valik on teie. Nii et kas te kavatsete mu õigusi rikkuda? Keegi ei riku teie õigusi. Te rikute minu õigusi, käskides mulle oma sõidukist väljuda. Olgu. Nii et ma rikun teie õigusi. Tulge sõidukist välja. Te ei tohi seadust rikkuda. Bro, tulge sõidukist välja, härra. Kutsuge oma ülemus. Ma ei kavatse oma ülemust kutsuda. Tulge sõidukist välja. Kutsu oma ülemus siia. Kui te autost välja tulete siia tagasi astute, siis kutsume oma ülemust. Tahame rääkida väljast autot. Mul on vaja ülemust. Kohe praegu siia. Mul on vaja ülemus. Kohe praegu siia. Kohe praegu. Ma ei välju oma sõidukist. Jah, te väljute oma sõidukist. Ei, ma ei välju.
palun kutsu oma ülemus minu juurde. Härra, see on viimane kord, kui ma teilt küsin. Kutsu oma ülemus. 4-7. 4-7. Helista oma ülemusele. Sest sa rikud riiklikku... Jah, sul pole mingit põhjust mind kinni pidada. 94 minu, 120 vastu. Mis oli sinu allus mind peatada? Jah. Pole mingi põhjust. Sa näitab veeni pealt. Kaapsab veeni jardi. Sul ei ole juhi luba. Kuula, sul polnud mingit põhjust mind kinni pidada. See on sellepärast, et ma tegin täna varem oma õnnetuse kohta avalduse. Sul pole mingit probleemi, mingit alust mind kinni pidada. Olgu, kui sa autost välja tuled, kutsun oma ülemuse. Ma ei ole välja maetud. Politseinikud avavad ukse ja tõmbavad Schützeri sõidukist välja. Ma ei allu värviseadusele, ma olen kodanik. Sinu. Tulge mehed, ärge liigutage. 4 FT. Võtame veel vähe. Üksus 1, teil on piirkonnas naisterahvas. Tal on kohe 5-1 kuni 10. Võta ta kinni. Olen teinud 22, ma lähen 56 miljoni juurde, maksan selle auto eest, et see tuleks 20 minutit. Kas sul on autos veel kedagi? Ia. Kas sa tahad haarata 7-1 armatuurlaua? Ma ei usu. Ei. Kas sa tahad haarata 7 armatuurlaua? Andmed näitavad, et tal olid kehtivad vahistamismäärused ja peatatud juhiluba. Kui ta oli vahi all, ähvardas ta seada politseiniku varale pandiõiguse. Nüüd seisab ta silmitsi 10 süüdistusega, sealhulgas mitu süüdistust avaliku teenistuja ähvardamises. On 22. juuni 2023 Port Charlotte'is, Floridas, kui šerifi asetäitjad reageerivad teatele joobes juhist Charlie's pubi lähedal North Tamiami trailil. Juht, hiljem tuvastatud kui 37-aastane Kelsey Lyon, leitakse oma sõidukist jalg piduripedaalil ning ta näib autost väljudes ebastabiilne. Tere, proua. Palun lülitage see välja. Palun lülita see auto välja. Lõpetage ära. Jah. Miks sa juhid, kui oled joonud? Ma lähen praegu koju. Okei, ma näen, et sa oled praegu väga purjus. Sa räägid ebaselgelt. Sa oled siin baaris. Nad ütlevad mulle, et sa komistasid siit välja. Sa vaevu suutsid oma auto parkida. Nad ütlevad sulle seda. Tegelikult... Räägi nendega. Nemad olid need, kes mulle helistasid. Sa vaevu seisad praegu püsti. Oled sa kindel? Jah, olen. Ma olen kindel. Oled sa kindel? Ma olen kindel. Lähme räägime nendega. Me ei lähe nendega rääkima. Me ei tee seda. Ma lähen. Kelsey väidetavalt kõnnib šerifi asetäitjate eest minema, keeldub peatamiskäskustele allumast ning ta surutakse maha pärast seda, kui ta võitleb ja lööb politseinike jalaga. Palun ära tee seda! Hei! 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 Ära räägi minuga. Ära tee seda. Ma ei tee midagi. Lõpeta või sa oled? Ma lõpetan selle. 334, kes iganes on tee. Hakkame peatama. Ei, peatu, ma peatan ise peatu. Mis on see hei? Maha, pikali maha. Mis on see hei? Miks? Keera end ümber. Keera end ümber. Miks sa seda teed? Miks? Miks sa seda teed? I time. Ta ähvardab ka šerifi asetäitjaid, karjudes, et tapab teid kõik ära. Miks sa häda teed? Soilta häda! Miks sa häda tegid? I sorry.
Abi. Abi. ma olen aadressil 20305 Tamiami tee, mul on ta maas. Abi. 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 Abi! Varustaa tarvimisi. Ja ma teen nende jaoks kõik, mis võimalik. Selleks soovin välja. Ei tee mitte midagi ilma põhjuseta. Ei saa vaid. Ei saa vaid. Ei saa vaid. Ei saa vaid ruudiku juurde, ei saa mind. Ei saa vaid. 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 Kas sina oled? 334 keskusele. Mul on üks San Diego seeturim havaamatregistriga saudikosades tõusevedas. Ei saa vaid. 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 Aita mind. Ei saa vaid. Ei saa vaid. Ei saa vaid. Kas sa saad mind aidata? Mis toimub? Aita mind. Aita mind. Ei saa vaid. Aita mind. Mida sa vajad? Oota, sina mine, aita mind, aita mind. Ei saa vaid. Tema ei juhtinud autot. Ei, minu ema jaoks. Ja ta tahtsid mind sildistada. Ei, mis? Tal oli see ja... Tal käivitus auto, kui ma lähenesin. Palusin tal selle välja lilitada, palusin tal autost välja astuda. Splurge, kas sa saad proovida selgitada, miks ma siin olen? Jaa. Ta hakkas minu eest ära jooksma. Ma ütlesin talle, et ta peatuks. Ära peatu. Täpselt. Haarasin kinni. Kindlasti valad sisse. Hästi. Taluta end tahapoole. Mida iganes te vajate. Nii et tema... Kus auto on? Jah, mine too ära. Jah. Tule. Teil on kindad, härra? Mul ei ole praegu kindaid kaasas. Mul on need autos. Kas teil on seal mingid kangid? Mul on kõik olemas, mida teil vaja läheb, mida iganes te teete. See on must kättemakse siin pool. Mida iganes te teete? Täpselt nii. Mida te ka ei teeks, ärge neid üles võtta. No paneme jätake jama rahule. Sain aru, ma otsin läbi. Sain aru, jah. Jätame asjad rahule. Me lihtsalt istume siin. Oota, mis? See on tehtud. Okei. Oleme lõpetanud. Ei, see pole tehtud. Rahun. Võta mu käe kotina veidi. Rahune. Sa pead lihtsalt maha rahunema. Me viime sind. Ma tulen ütlen sulle, et ma võtan selle. Sent. Okei, aga me ei jäta seda sinu kätte, eks? Rahune. Lase lahti, mees. Oota. Ära tee seda. Teid on vaja. Mida te teete? Okei, jah, ma olen täielikult mõelnud sellele, mida ma teen. Ja ma olen lõpetanud. Täiesti. Läheb lahti. Läheb lahti. Vaadake endid. Sa leidse, säiga, sa siga. See ongi see, kas sa tahad, et ma sind veebi jaoks salvestaksin? Ei, siga. Kas sa kavatsed endale haiget teha? Oota. See ajab meid iiveldama. Ei.
Seda ei juhtu. Kas sul on mingi probleem? See on väike põrsas. Oota korraks, see on kohe taga. Vaata teda, vaata teda, vaata teda. Stesa, vaadata teda. Vaata teda. Lase lahti. Seida, Vaata tema nägu. Sherry, proovi teda hammustada. 3. Ma olen 3,2, 3,4 suurus on. Pane ümberringi. Ma olen 3,2, 3,4, siin on suurus 4. Paneme ümberringi. Ma olen 3,2. 3,4. Siin on suurus 4. Paneme ümberringi. Ma olen 3,2, 3,4. Siin on suurus 4. Sa oled ikkaks rumal jobu. Ma vannun Jumala nimel, kui ma kunagi kedagi sellist kohtaksin. Jah, kallis. Ma olen halb inimene. Te olete nii, jah, ma olen ise kindel, et mul on vaja, ma arvan. Ma ei tea tema nime. Seisu võimalus olemas. Chelsea. See on you and Kelsey? Kelsey. Sinu nimi on Kelsey. Mida sa tahad? Ma lihtsalt kontrollin üle. See oled sina. Lihtsalt, hae mind koju. Olgu. Sa pead mulle oma nime ütlema enne, kui ma saan sind koju viia. Mis su perega nimi on, Kelsey? Ma olen haiglalaps, nii et palun vii mind koju. Mis su perekonna nimi on? Kelsey, palun vii mind koju. Kelsey, ma saan sind koju viia, kui sa annad mulle oma perekonna nime ja sünnikuupäeva. Te viskasite mind maha ja panite, ma ei suuda isegi, ärge rääkige minuga. Ma pean lihtsalt teadma sinu perekonna nime, kui sa tahad, et ma sind koju viiksin. Räägi minuga, Feenid, sa rahamata sideks teha, on tegan, et sa räägi minuga. Olgu. Sa oled kindlasti politseinikana. Ära räägi. Vabandust, kallis. Alm võetakse vahi alla ja talle esitatakse süüdistus joobes juhtimises ning esmareageerija ründamises. Arrestile, vastupanu osutamine vägivallaga ja ähvardusega ametniku korrumpeerimine. On 3. jaanuar 2023 kell 1:18 öösel. Kui Clearwateri politsei reageerib baaris purjus ja korratust naisterahvast puudutavale teatele, kohtuvad ametnikud kahtlusalusega ja püüavad olukorda kontrolli alla saada. Naine tõmmatakse maha ja võetakse politseinike poolt kinni. Hästi. Jah, ma olen üleval. Teisel korrusel. Ma tean. Ei. See on kõik. Ei ole võimalik. Ei, see on kõik, mida sa näed. Oh, sa oled tubli. Ei ole võimalik, ei ole võimalik. Ei ole võimalik, teed nalja või? Ei ole võimalik, ei ole võimalik, ei ole võimalik, ei ole võimalik, ei ole võimalik. Teed nalja või? See on tõesti kõige hullem hetk, need mehed ründasid mind terve öö. Ei, palun. Härra, ma räägin teile, need mehed ründasid mind terve öö. Ja hetkel, kui nad tulid, ma kaitsesin end tõesti. Ei, palun ärge arreteerige mind, ma räägin teile, see on tõsi. See oli tõesti ainus kord ja ma kaitsesin end. Ma ütlen teile praegu, ma räägin teile, see oli ainus kord, kui ma tõesti ennast kaitsesin ja need mehed ründasid mind terve öö. See oli ainus kord, kui see juhtus. Teised politseinikud tulevad ka, nad räägivad teiega. Lihtsalt oodake seal korraks. Kas teiega on kõik korras? Ma olen nüüd nii endast väljas. Kõik on korras, kõik on korras. Ma olen lihtsalt nii endast väljas praegu. Naisena olen ma ainus. Naisena olen ma ainus ülikoolis ja kõik mehed, kes sõna otseses mõttes tõusid püsti ja tegid mulle niimoodi, nad kõik. Nad kõik on täiesti endast väljas. See on okei, kõik on korras.
ma olen närvis. ma olen närvis. Ma vannun Jumala nimel, kui sa oleksid naine. Ma töötan siin. Ja ma töötan Samsis. Ma olen valmis minema koju. Ma lihtsalt ütlen, ma tõesti ei vääri seda. Ma lihtsalt ütlen, need mehed laulsid sõna otseses mõttes. Mul on tõesti kahju, jah, sest ma arvan, et ma lähme koju. Okei. Vabandust, ma lihtsalt tahtsin seda välja öelda. Ja mu õe poeg on TB. Okei, vaatame. Ja võtame selle. Ma helistan. me võtame selle. Me võtame selle. Jah, võtame selle kohe. Minu advokaat praegu. Anna talle. Anna talle telefon. Ma helistan kohe oma advokaadile, palun. Ma hakkan kohe, kui ma seda kohe ei saa. Ta lihtsalt ausalt nagu ta peatus. Aitab küll. Nemad. Anton. Nad ütlesid talle, et ta lahkuks, sest ta oli natuke joobes. Ja ta tegi seda natuke aeglaselt. Me tuleme kohe rääkima. Ma ei hakka seda praegu sinust enda oma Raivo, see on kõik. Aigur. Räägi, ma olen su advokaat. Ta on vait. Mul on advokaat telefonis. Ma olen lihtsalt praegu aus. See on täielik jama. Kõik teised mehed käitusid hullumeelsed. Okei. No. No. Me läheme sinna tagasi ja räägime temaga, aga tead, mis juhtub? Ma loodan, et me teeme seda. Ja tead mis? Anna mulle mu telefon, et ma saaksin kohe oma advokaadile helistada. Palun. Palun. Tegelikult tahaksin ma kohe oma advokaadile helistada. Ei, ma ei saa praegu oma telefoniga advokaadile helistada. Ei, seda ei saa teha. Sa võid helistada Sakile või Raimondile. Kuula, sa oled... Ei. Ma ei ole. Mul on sõna otseses mõttes mikrofon ühes käes. Ja siin on mul see nüüd või hiljem. Hei, tule tagasi alla. Õige. Issand jumal. Olgu, nii et mis siis veel? 13 saadi siin kätte nii, nagu suures see on turvaline. Noh, ilmselgelt midagi juhtus, sa oled põrandal. Sul on turvamees su peal, nii et... Ma päriselt. Ja sa oled tugevalt joobes, nii et me peame selle välja selgitama, eks? Hästi. Hästi. Ma ei ole midagi teinud. Ma ei ole midagi teinud peale selle. Ausalt, see tüüp on tõeline jobu. Ta ei lase minust lahti. Kuule, oota korraks. Ta ei lõpeta minu katsumist. Ja ma ütlesin, palun lõpeta minu katsumine. Jah, sa oled arreteeritud. Lahe, aga kas mind võiks lihtsalt mitte katsuda? Ei. Nii et turvamees oli tema peal. Okei, nii et see ongi minu telefon seal. Ja see ongi nii kaugele, kui ma olen jõudnud. Ei, kas sa tegelikult tead, mis juhtus? Paneme ta Milli autosse ja siis mõtleme selle välja. Ei, ma tean, et ma ei hakka pidutsema. Jah. Sa hakkad kindlasti pidutsema. Teen küll. Ma helistan kohe oma advokaadile. Palun vii mind kaasa. Helista mu advokaadile. Kõik, mida sa praegu teed, tõestab lihtsalt, miks meid siia kutsuti. Okay. Ausalt öeldes ei. Nii et miks sa ei võiks käituda rahulikult, siis jätab see sinust parema mulje, okei? Ma ei ürita käituda hullumeelselt, aga ausalt ei. Hästi. Me saame teada, mis toimub. Okei, aga ainult siis, kui sa annad mulle kohe mu telefoni, et ma saaksin oma advokaadile helistada, sest ma olen segaduses. Anna mulle ainult mu telefon. Sa lähed sisse, anna mulle mu telefon. Sa ei tohi seda sinna sisse võtta. Ei, anna mulle mu telefon, et ma saaksin oma kuradi advokaadile helistada. Ei, ma ei lähe sisse ilma oma telefonita, sa teed selle hullemaks. Kuule lihtsalt, okei, millal ma saan oma advokaadile helistada? Kui sa jõuad maakonna vanglasse, millal ma saan oma advokaadile helistada? Kui sa jõuad maakonda? Kas ma lasen teie? Ta arreteeritakse ja talle esitatakse süüdistus joobes juhtimises ning kokaiini omamises. On 2022. aasta 5. detsember kell 12:30 öösel. Pinellase maakonnas šerifi asetäitjad saabuvad baari Beachcomberi hotellis St. Pete Beachil, Floridas. Nad kutsutakse kohale pärast seda, kui baari töötaja avastab, et mees urineerib Jimmy B's baari jäämasinasse. See mees tuvastatakse hiljem kui 30-aastane Chicago politseinik Henry Capuch. Läks siit läbi koos oma tüdrukuga, aga nad läksid ära. Rända. Täpselt seal, kus see kaader on, sinna me läksimegi. Jah, nemad. Täpselt seal, kus see kaader on. Sinna nad läksidki? Okei, selge. Kuidas nad välja nägid? Mis jutud, Jermaine? Teda vuukati. Teda lükati, ta lükkas teda, ta kuses ühte tagumisse jäämbesse. Jah, inimesed joovad. Kuidas ta välja nägi? Pikk, 200 tugeva kehaehitusega, tagurpidi. Müts, valge särk, valge tüütised. Valge särk. Kas sa saad eristada, sa pead, hei Jermaine, näita see kuradi tüüp mulle kätte, vend. Ta on ilmselt liival.
see oli kogemata. Jumal, ma tunnen end nii. Ma soovin, et mul oleks palju rohkem. See ongi tema, seal. See on tema tüdruksõber. Seal on, ta pani jooksu. Kui talle vastu astuti, hakkas ka Pausch vanduma ning lükkas töötajat ja turvameest. Šerifi abid leiavad ta rannast koos oma tüdruksõbraga ja üritavad teda kinni pidada. Ta osutab arreteerimisele vastupanu, eirab korduvalt käsku istuda ja jätkab karjumist. Hei! Kui ma su kätte saab, sul läheb halvasti ka, hei, peatu. Hei, sul läheb halvasti, minge maha, mõlemad maha kohe pikali. Ma olen maha. Mind ei koti üldse. Palun lõpeta. Mind ei koti. Ma arvan üks tükk, me kõnnime, hei. Cut. Pane käed selja taha. Oota, mis? Pane käed selja taha. Sa oled lits. Palju õnne, mul on see märgis täiesti pohhui. Vabandust, mis siin toimub? Astuge tagasi palun. Mehed, mis siin toimub, kas te räägite tõsiselt? Sa arvad alati, et ma teen nalja. Kas? Mehed, mis siin toimub? Kas te räägite tõsiselt? Ei paista, et ma nalja teen. Teil on siin päris elumängus. Astuge tagasi. Hei, Keit. Hei, astuge tagasi. Astuge tagasi, vend. Jah, me jälitasime ta Vintsiga tehtud tehinguni. Võtame ta vahi alla. Lihtsalt oota. Ei, Keit, toeta teda, ma ei hakka. Kuulge, mis toimub? Keit, astu tagasi, aga ära räägi temaga. Ei, meiega kõik korras. Kutid. Hei. Mind ei koti sinu märkmees. Poisid, me oleme. Ei ole. Hei. Mees, kas pole lahe? Ära. Muretse, mu tiim on tulemas. Poisid, mis toimub? Tõuse püsti. Ma juba seisan püsti. Elu. Jah, see on kogu eluks. Hei. Hei, Peato. Hei, oota korraks. Avaliku korra rikkumine. Ma ei aruta siin rannas. Lase mul korraks kõndida. Kuule mees, ta ei öelnud seda. See läheb. Kas te siin midagi puhastate või mis? Mis siin toimub? See mäng. Teie töö on täielik nali. Mis, meie töö on täielik nali või? Teie kutid. Te võiksite sama tegema, eks? Kas te salvestate siin või mis? Jaa, salvestan. Jaa. Härra, kui te olete tõesti politseinik, siis neile meeldib see kindlasti. Sa võiksid tagasi astuda. Kuule, astu lihtsalt tagasi. Kuidas me teeme? Kas läheme siit? Ja kõnnime tagasi. Otse läbi selle baari, kus sa stseeni korraldasid. Olgu, me peame vaatama. Sa võiksid tagasi astuda. Ma olen selle ümber. Ma olen näedal, oota korraks. Oota korraks, mu kuradi ranne mees. Jeesus Kristus. Mu vasak ranne. Mu vasak. Lõdvesta mu vasakut. Just nii. See on kõik. Ma tahan ise autoni jõu. Kas sul on probleem autoga? Avaliku korra rikkumine, jah, ja juhiloa peatamine. Teie kutid, kurat küll. Jah, istu maha. Ma istun maha. See on nali. Istu maha. Kas sa hakkad meid siin tõukama? Sa oled kõige karmim mees, keda ma tean. Õnnitlused. Siin, vaata. Jah, sa oled perses. Ole enda üle tõeliselt uhke. Ei, see on 4. jaoskond. 100, see on 100. 40%, jah? Ma olen kindel, et nad oleksid sinu üle tõeliselt uhked. Kuule, kas sa oled loll? Istu maha. Istu maha. Kui sa veel kord niimoodi püsti tõused, see on vastu vahtimist. Mõtle oma kuradi peaga. Vend, ma istun kuradi pingil, vend. Sa saad kohe vastu pead. Ma istun pingil. Nii, vend. Ma istun pingil, mees. Jeesus Kristus. Millest kurat sa räägid? Jah, ta ikka ei mees. Istu pingil siin. That's just so the best, dude. Sa ajad kogu aeg linna ette. Ma istun pingil. Ma istun. Pingil, kurat. Poisid. Lihtsalt istu pingile. Henry. Vaata mind. Istu pingile. Sirsan. Sarge. Ma olen siin. Kuulge proua, kas te saaksite palun natuke tagasi astuda? Oodake korraks. Ma räägin siin oma kuradi tüdruksõbraga. Proua, ma annan talle korduvalt korralduse tagasi astuda. Astuge eemale. Kutid, see ei ole asi, mida te kunagi peaksite tegema. Tiit, astu eemale. Need tüübid on minu peale tõsiselt vihased, ilma igasuguse põhjuseta. Astu eemale. Sa lähed vahi alla avaliku korra rikkumise eest. Sa ei tohi olla purjus. Sirtsu jäämbrisse, karju turvameeste peale, tükineine näkku, sirtsu jäämbrisse. Seisa turvamehe ees. Hei, Peato, näita mulle oma kuradima tõendid siin. Näita, kutid. Rau, kui sa tõused uuesti püsti, mida kuradit sa seal püsti teed?
Istu maha. Kas sa viskad mind jälle pikali? Istu maha! Sõber. See on kohe siin. Sõber. Hästi. Hea. Kas on Tampa Bay politsei? See on Pinellase maakonna šerifi büroo. Pinellas, see on mis? Wow! Karo. Sa surud mu nägu siin vastu seina. Ja kui sa kogu aeg püsti tõused? Sa surud mu nägu siin vastu seina. Kas ma olen mingit vastupanu osutanud? Jah, sa kogu aeg. Kas ma olen vastupanu osutanud? Sind arreteeritakse esimesena. Vend, astu tagasi. Ma ei tee nalja. Seriously. Henry, lõpeta. Hei, partner, ma vajan, et sa rahuneksid korraks, eks? Kuula mind. Ma olen siin olnud juba mõne minuti, sa oled ainult karjunud. Henry, lõpeta kohe. Minu kehakaamerad on sisse lülitatud. Lihtsalt rahune. Henry, teie kuti. Te ei tee endale asju paremaks. Üks asi korraga. Sina, tule siia tagasi, palun. Ära vaat. Tule siia tagasi. Jätka, ei, jätka. Siia pule. Võta istet. Nii. Võta istet trepil. Võta istet, ei. Võta istet. Jah. Henry, lõpeta. Jah, sa oled täitud nagu jobu. Lõpeta, sa ei ole sõrm. Ma ei usu, et sa oled. Ma arvan, et sa lihtsalt jõid liiga palju alkoholi ja tegid täna halbu otsuseid. Henry, lõpeta. Lõpeta. Henry. Ma vihkan seda teha inimestele, kes kannavad sama vormi nagu mina, eks. Kui sa teed rumalaid otsuseid, siis peamegi nii tegema. Sa ei räägi temaga niimoodi. Kuule, ma räägin tõsiselt, vend. Mulle ei meeldi inimestega nii teha. Kas ma räägin või ei räägi? Aga ma üritan sulle seda pähe panna. Kas ma räägin või ei räägi? Kas ma kurat räägin või ei räägi? Hei, lase käia. Jätka, räägi veel valjemini. Kas ma räägin valjud? Sa õhutal mind takka, nagu ma räägiksin. Hei, lase käia paremini auto tagaistmele. Lase käia. Ma lähen. Pink. Tänu jumalale, ma saan end ise teki alla panna. Kas sa tahad, et ma nüüd lõdvemaks teeksin? Ära kaota. Mida ma sulle ütlen? Kas ma ütlen sulle, et tee need lõdvemaks? Ma võtan su kella ära. Mul pole vaja, et sa mu kuradi kella ära võtaksid. Me ei saa sind niimoodi vanglasse viia, nii et kas ma saan paluda sul see ära võtta? Noh, ma teen seda igal juhul. Sa jätad mu vasaku käe. Sa just ütlesid mulle, et sa ei taha seda. Ma just ütlesin, et ma ei taha seda. Sa hakkad seda lõdvendama mu vasakul käel. Sa ei taha seda, nii et... Te mõlemad ei puutu mind. Kas te teete minust nii kuradi lolli? Sul ei ole pesapalli. Sa istud külje peal. Ära puutu mind. Lihtsalt tule sisse, mees. Ma üritan vaielda. Ma ei vaidle. Ma lihtsalt... Ma tean, et sa oled nii vihane, aga see on nii ärritav. Ma ei ole üldse vihane. Sa lihtsalt ei. Ma luban sulle, ma tean, et sa oled vihane, sest tema peab sellega iga päev tegelema, aga see on nii vastik ja ma vannun Jumala nimel. Anna mulle oma isikut tõenda dokument. Mees, me ei tee nalja. Ma arvan, et ta tegi täna lihtsalt halva otsuse, kuna jõi liiga palju alkoholi. Aga kas me saaksime palun lihtsalt sellest selgusele jõuda? Mida iganes sa tahad, aga mul on lihtsalt tunne, et see on nii halb otsus. Ma ei näe su nägu, sest see on valguses. Kas me saaksime palun selle kohta otsuse teha nüüd? Ta läheb vanglasse. Jah, ole vait, mees. Me üritame sellest asjast aru saada. Ma ei tea, mis kurat toimub. Mis toimub puhkusel? Teed nalja või? Ma olen jumala ees sundpuhkusel. See pole hea. See ei ole hea. Mida ma üldse? Sa ütlesid, et oled sundpuhkusel, nii et Jeesus isa. Ma lihtsalt olin siin, proovisin aru saada, mis toimub. Millest aru saada? Ma ei tea, ma just jõudsin siia, mees. Sa lihtsalt hängid mu autos, sa tead küll. See on kuradi nali, mees. Tahad seda kuradi sundpuhkuseks nimetada? Carlo! Mis kurat, pole nüüd lits? Ma ei tea, Kristus. Ma olen... Kuradi politseinik, teed sa nalja või? Ma olen, mis on päris mees. Ma tean, mis kurat on toll. Sa kavatsed mind ringi sõidutada nagu mingi kuradi idiooti. Sa liigud juba järgmise juurde. Ei persse sinuga, mees. Teed sa nalja või? See ongi põhjus, miks politsei on suur probleem. Sinu pärast, jumal küll, mees. Sa hakkad mind ringi sõidutama nagu takso või? Teed sa nalja või? Sa oled üks kuradi politseinik, raisk. Sa oled täielik nali, kurat. Ma olen laps, kurat. Nii et tead mis? Olgu, vajuta seda nuppu seal. Näed sa, kurat, näed, kus... Kas sa teed nalja või?
ava see kuradi uks kohe praegu ja lase mind siit kuradima välja. Sa oled kuradi tobu, sa oled kuradi ülemõõduline ja su ema on ka kuradi, sa oled täielik kaotaja. Sa oled kuradi kõrvalest. Sina, härra. Härra, too mind siia. Kutsu see kuradi seersant siia. Ma võtan ukse enda peale, mees. Ma võtan ukse enda peale. Kas sa vähemalt vastad mulle? Mis su nimi on? Mina olen Vincent Roe. Mis su nimi on? Vincent Roe, mis ma peaksin sinuga rääkima? Ja. See on nii, nagu see on. Lase, ma kuulen su kuradi nime. Ma tahan mängida kuradi mängu, mis on nagu kuradi auto. Mis su kuradi nimi on? Ütle mulle oma kuradi nimi, mees. Hei, ütle mulle oma kuradi nimi. Ütle mulle see. Vaata mulle kuradi näkku. See on hirmutav. Ma hakkan sulle su kuradi. Ava kuradi uks kohe praegu. Aava see kuradi. Ma kurat teen sulle midagi, sa kuradi idioot. Aava see kuradi uks. Ava, see. Ava. Kurat. Ust lahti. Ma ei kavatse öelda kuradi ei. Ma näen kuradi probleemi. Mul tekib probleem. Mu mees sai oma isa kätte, nii et kui tema läheb, siis läheme meie ka vangi. Kas ta lükkas sind? Ta lükkas mind, ta lükkas Tänit. Okei, nii et las ta soovib kehalise väärkohtlemise pärast avaldust teha. Ma tegelikult ei taha tema vastu avaldust teha. Ma ei hakka teile valetama. Aga tegelikult sõltub see Tänist. Nii et ma ei ole süüdi. Aga kui ma talle ütlesin, et tead, sa ei taha seda teha. Kurat, me hakkame kohe politseisse helistama. Siis ta kahunes maha. Aga ta läks Tänni kallale. Olgu, ma tegelen sellega pärast seda. Nii et lihtsalt räägi talle kõik, mis juhtus ja ma lähen räägin temaga. Olgu. Kõnni eemale. Tänni tuli mulle järele, ilmselgelt. Ja ma läksin sisse. Ta ikka veel pissis seal. Kas sa nägid teda? Ma nägin teda seal sees, jah. Aga siis ma ütlesin talle, kuule vend, inimesed võtavad siit jääd. Need on need jääämbid. Ja ta vaidles minuga edasi-tagasi või midagi sellist. Ta hakkas välja tulema. Ma ütlesin talle, et ta teeb lahkuma. Ta ütles, ma lähen esiuksest välja. Ma ütlesin, mine esiuksest või küljeuksest või kuidas iganes. Ta oli nagu, ma lähen sinna, kuhu kujak ma tahan. Ma olin nagu, olgu, mis iganes mees. Lihtsalt mine siit minema, vend. Ja ta pöördub ümber, lükkab mind, lükkab. Tänni tuleb juurde, astub ligi, siis ta lükkab Tännit ja mina astun talle vastu. Ma haarasin ta käest ja kõhust. Nagu vend, ära tee seda praegu. Ta tüdruks juba kahjub ja värki. Ära tee seda, mis iganes. Ja ta hakkas välja kõndima. Nii et siis ta lihtsalt sõimas teda ja värki, aga jättis mind rahule. Aga ta pissis jääämbrisse. Ma mõtlen, Tänni helistas 911-le. Ma ei kavatsenud seda teha ja ma tõesti ei taha, et ta sellepärast mingisse jamasse satuks. Mingisse suude jamasse. Aga see on Tänni asi, tead. Siis Tänni tegi selle kõne. Kas ta ütles veel midagi, näiteks ävardas sind vigastada või midagi sellist? Ei, ta lõpetas. Ta tahab esitada süüdistuse 38 eest. Ma hakkan, olgu. Ja mis on teie eesnimi? Tahad niimoodi käituda, vend? Peaksidki. Jaa, Jermaine. See ei ole nii. Ma mõtlen, et ei ole okei, kui ta pissib jääämbrisse. Ma mõtlen, ma varem tegin seda. Jah, ei, see pole kindlasti okei. Sest seda sa ju pakud inimestele. Õige. Ma sain täiesti aru. Ja... Hästi. Räägi mulle, mis juhtus? Nagu ma ütlesin, ma olen siin lihtsalt paariabiline. Ma läksin lihtsalt jääd tooma. Ja ma nägin teda jääämbrisse pissimas, uvineerimas. Ja ma olin nagu, mida sa teed? Tema oli nagu, mis? Ta käitus nagu ta ei teeks midagi valesti. Ma olin nagu, okei. Siis ma läksin ja kutsusin turvamehed. Ma läksin ja tõin sealt Jermaine'i. Ja siis üritas ta teda ravustada ja ütles, et lihtsalt mine. Isegi tüdruksõber, ta oli nagu võitlusrežiimis. Ja ta lükkas mind paar korda, lükkas teda paar korda. Seimas mind, lihtsalt jah, see oli lihtsalt nagu jumal küll. Jah, ta pidi olema millegi mõju all, millegi muu all ka. Kui sa ütled, et ta sõimas sind, kas sa mäletad mõnda konkreetset lauset? Jah, lihtsalt nagu, mida ta ütles, tead küll. Ma tean, mida ta ütles. Ta ütles midagi sellist nagu, ta on väike tõbras, midagi sellist. Milline see sõnaline osa oli? See nagu, kas ta ütles see? Ta üritas mind ärritada nagu, et ma temaga kakleksin või midagi sellist. Aga tema ütlused polnud sellised, et ma tapan su ära või midagi sellist. Ei, mitte ähvardused, jah. Tema nimi on Kolbi, jah. Ta lükkas sind paar korda. Kas ta lõi rusikaga? No? Ta ütles talle küll, et ma hävitan su. Kas ta ei öelnud nii, midagi sellist? Ei, ta ei öelnud seda, okei.
ta pani mõlemad käed sinu peale, jah? ta tegi seda täie jõuga, nii et... Kas ta lõi rusikaga või midagi sellist? Ei, ta ei löönud rusikaga. Hästi. Ja sa ütlesid, et tahad süüdistust esitada? Jah. Hästi, jah. Me arreteerime ta selle eest. Ma annan sulle teabe kannatanu õiguste kohta. Kindlasti. Hästi. Jah. Me saame talle ikkagi loata sisenemise eest süüdistuse esitada, et ta siia enam tagasi ei tuleks. Ja kui sa tunned end rohkem ohustatuna või arvad, et ta sihib sind ja tuleb sinu juurde tagasi, siis saad kohtumajja minna ja tema vastulähenemiskeelu taotleda sellised asjad. Lihtsalt, et sa oleksid sellistest asjadest teadlik. Kapowski arreteeritakse ja talle esitatakse süüdistus ründes ja avaliku korra rikkumises. On 28. jaanuaril 2024 kell 18.40, kui St. Petersburgi politsei reageerib väljakutsele bensiinijaama kauplusesse, kus väidetavalt täiesti alasti ja joobes naine põhjustas segadust. Politseinikud tuvastavad ta kui 35-aastase Celia Barretti. Minus saab. Ma lähen, mis? Okei, lõpeta. Mul oleks vanglas parem. Te tegite mu elu nii õnnetuks. Te olite ebaviisakad. Juh. Sa ei tohi mind puudutada, eriti mitte seal. Ei. Ei, ma ei lase Jake'isil seda saada. Ma olen siin, tema ei saa seda. Jah. Ta oli ebaviisakas. Mina olen Celia Barrett ja ma olen tore inimene. Aga Jakes on ebaviisakas. Ja ta ei saa seda. Ma olen siin, tema ei ole põhjast. Leidsime rohkem kui lihtsalt ebaviisakaid, kes peaksid jooksma. Roheline. Florida näol. Kas sul on midagi? Öelda. Mis juhtus, kui sa sinna sisse läksid? Nad panid ukse kinni ja ta lihtsalt seisis seal ning masturbeeris. Jube, jaa, nii et... Väga palju. Agreed. Kas sa tahad mulle öelda, mis täna juhtus? Noh, ütleme nii, et mul oli halb jõuluaeg ja puhkus. Mul tekkis nendega tüli ja nad kohtasid mind iga päev viimased 2,5 kuud väga halvasti. Ma olen selle peale mõeldes traumas olnud. Mis siis siin juhtus? Siil, ma isegi ei... Jah, bensiinijaamas. Ma isegi ei tea, ma ilmselt tegin selle endale kogemata ise. Ja ma jäin purju. Ja ma poleks tohtinud purju jääda, sest ma teadsin paremini. Sest ma teadsin, et maksan neile kätte. Sest nad olid minuga nii kohutavad. Ja mul oli nende pärast kõige kohutavam jõuluaeg. Nad olid minuga lihtsalt nii julmad. Vabandust. Kas sa mäletad, mida sa poest tegid, kui sisse läksid? Jah, ma mõtlen, et ma lihtsalt... Ma mäletan, et mul oli lihtsalt mälukatkestus. Kui palju alkoholi sa täna oled joonud? Umbes 5 pitsi, aga... 5 pitsi, mida? Alkohol, jaa, ma olen aus. Ma mäletan kõike, mida ma tegin. Ma olin nagu, see oli nagu mälukaotus, sest ma jõin alkoholi. Ja ma ei ütleks sulle, kui ma oleksin alkoholi mõju all, aga ma mäletan, mida ma tegin ja ma lõhkusin asju. Ja lihtsalt, tead, see tundus hea, sest see oli nagu vabanemine. Kuna nad olid minuga nii halvad, nad ei jätnud mulle muud valikut, kui nii teha. Mul on kahju, et sa pead seda kõike nägema. Hästi, ära muretse. Aitäh! Barrett karjus eelmisel päeval saadud poodi sisenemise keelu pärast ja teda nähti tooteid loopimas ja lõhkumas. Huulimata hoiatamisest, et ta arreteeritakse, kui ta tagasi tuleb, ilmus ta väidetavalt järgmisel õhtul uuesti kohale. Ta võeti vahi alla ja talle esitati süüdistus loata sisenemises ja avaliku korra rikkumises.